esmaspäev on hommik. Magasime, me oleme praegu kuskil farmis, nad tegelevad lammaste ja lehmadega. Lehmade ehk siis tegelikult veiselihaga. Põhimõtteliselt nad müüvad veiseliha. Ja siis magasime hästi, aga siin pole üldse internetti. Ehk siis meil on väga hea võrdlus. Netti saab ainult mingi wifi'ga ühes ruumis. Ja kui keegi mulle helistab, siis ei saa meid kätte. Aga sööme praegu hommikusööki. Mul on siin korralik feijoa taldrik. Need on mega head asjad vähe meie meelest. Nad ütlevad, et sa kas armastad või sa vihkad feijoasid. Meiega läks nii, et meie armastame. Nad meenutavad nagu, sa sööd neid nagu kiivisid ja nad meenutavad kiivi, maasika, õuna, mingit segu. Need väga maitsvad. These are avocado trees. Like avocados? I do. Yeah, they're quite nice. So we've just planted those. So won't get any fruit off them for a while. Are you a friend now? Üks koer läks praegu lambeid kokku ajama. See kajab räigelt. See vile tuleb tagasi nagu. Ja oma vilega ta annab märku koerale, kuhu ta peab liikuma. Kas paremale või vasakule? Kiiremini aeglasemalt. See on kiiremini. That's his left. Here's his right. That's his run. That's his stop. Lesson. Get in, Mars. That's his left. Tom. Steady. He's just bringing them all with his eye. Just without staring at them. There's no barking. You'll see in a minute when I want a bit of action. Yeah. I send this fella. If things are going too slow, over. Tõsi ei pole midagi. Nüüd nende pull tuli ka siia. Vaatame, mis toimub. Hiigel suur lihtsalt. They don't grow horns. Need on rasedad. Kõik siin. Õpime praegu siin lammaste ja nende liha veiste kohta.
väga palju, väga huvitav. Praegu neil näiteks siin need veised söövad kogu aeg muru ja kuna nad on nagu vabas looduses, nad ei pea neile antibiootikume andma. Näiteks antibiootikume nad annavadki nendele loomadele, sellepärast antakse, et nad, kui nad on nagu näiteks talvisel ajal ühes kohas koos, siis neil võibki tekkida igasuguse infektsioone, sest nad ütleme otse, situvad sinna kõik koos ja kusevad ja on kõik üksteise otsas ja siis tekivad igasugused haigused. Aga näiteks siin nad on hästi palju laiali ja sellepärast see liha on palju parem ja ei pane antibiootikume. Ja nüüd me oleme nagu teekontrollijad või kuidas öelda, need, kes suunavad liiklusreguleerid, jah, et suuname lambad sinna aeda sisse, tegime aia lahti ja nüüd ta läheb sealt koert, ma ei saa suumida, see taga on näha. Nii, näete, vilistab ja koer jookseb, teeb tööd, suunab lambad sinna sealt aias sisse ja nüüd need lambad peavad siia poole tulema. Ja mis on veel väga huvitav, nendel lammastel on ka täpselt samasugune nohu nagu näiteks inimestel tekib selline korralik paks, kollane, rohekas tatt on neil nina suundada, köhivad, aevastavad, väga huvitav. Nagu loomulikult nad on ka nad on ka elusolendid, aga väga huvitav ei seda nagu lähedalt näha. Ka näha, et linnapreili ei tea väga palju sellistest asjadest. Ja linnapreilile kohaselt siis ma elu sees sellist ametit endale ei valiks ka. Aga huvitav on paar päev nendega tutvust teha. Ja nagu näete, siis näiteks siin ühel lambal on pealt ära aetud. Ja selge on ka väga rõve selline. See on sellepärast, et mingid kärbsed nagu teevad pesasid või munevad sinna ja siis nad lähevad sinna naha sisse neile ja siis tekitavad selliseid probleeme, ebamugavust lammastele, siis nad ajavad selle ära ja panevad mingit vedelikku peale, et seda nagu parandada. Nii kahju. She's got a red dot. No, she hasn't got a red dot. I want to see, make sure you get a video of this to take back to Spain. They won't make it easy for you. Yeah. Yeah. You've got to put some, you got to pretend you're blocking them. You have to be faster. That's why I'm just showing you how evasive they can be. Grab her. Hang on to her. See what? You've got her now. Grab her now. Yes. Just throw it. Bomb, get him behind.
jätsime Annese telefoni siin suure maa peal. Ma täiesti liigun märg, nagu näete. Jope märg, mu nägu lihtsalt tilgub veest. Ma ütleks, et tänane päev on mu Uus-Meremaa aja jooksul kõige halvem päev üldse. Ma tõesti vihkan seda asja, mida me siin peame tegema. Me isegi ei tulnud siia mingi mõttega või teadmisega, me hakkame mingi tööd tegema siin. Mitte me mingi hullult tööd teeks, aga me lihtsalt jõlgume kaasas ja vahepeal pakume kätt abiks, aga see ilm on nii vastik. Ja Anna leidis oma telefoni, aga me siin jalutame. Mäest alla, mäest üles. Liigu märg, püksid täiesti tilguvad. Igatahes kiire kokkuvõte. Väljas ma küll rääkisin. See on Hannesel teine kord kaotada ära telefon farmis. Esimene kord oli siis meil lõunaaias ja nüüd oli siin. Õnneks leidsime suht kiirelt üles, aga nagu ma ütlesin, et see on minu Uus-Meremaa aja jooksul kõige ebameeldivam kogemus. Me käisime mingi lambaid seal, õigemini me vaatasime pead, kuidas tegi ta lammastelt villa maha ja mõned ütles, et lähevad homme koeratoiduks või mingi hetk läheb koeratoiduks, et nad ei kõlba mitte millekski põhimõtteliselt ja siis tõi päris õvedad ka. Aga ma ei filminud seda sellepärast, et see nägi nii jube välja ja et ma sain põhimõtteliselt trauma, kuidas neid loomi nagu võetakse kätte. Ja ma saan aru, et see on äri, aga jah, see on see, millega me maksame siis oma ööbimist ja toitu. Korraks asi punariga, aga jah, mitte miski ei tule nagu niisama arvelt. Selles suhtes ma olen mega tänulik, ma näen nii-öelda farmeri ühte päeva, kuidas nad töötavad, mida nad teevad, aga teised pole mulle. No nii, ja päeva lõpp hakkabki lähenema, et nüüd on ainult viimased lehmad viia uue platsi peale ja siis ongi aeg puhata. Aga väga huvitav päev on olnud, et nägime, kuidas nende lammaste ja lehmade kasvatamine käib, et kuidas see argipäev välja näeb. Et võrdlemisi raske töö tegelikult. Niimoodi vaadata oli huvitav päevaks, aga ise sellist asja elatiseks pigem ei teeks. Aga väga põnev on olnud, kuigi ilm on päris kohutav olnud. Nii, ja nüüd pidime neid lehmasid sorteerima siin, et osad lasin läbi, osad ei tohtinud läbi lasta. Siuksed jurakad siin minuga koos. Jõudsime Raglanisse surfi pealinna ja tulime võtsime endale väikesed hommikusöögid. Kõhud on natuke tühjad ka, mis siis, et sõime natuke aega tagasi. Aga linn on väga mõnus. Nii, oleme jõudnud Raglanisse ja Ave hakkab enda jalatsid tallaalust puhastama. On mingi sitt seal all, see on otseselt sitt. Jah, meil jalatsi all on sitt, lamba oma ilmselt, sest me ju oleme maal ööbinud. Siin on selline, tegelikult see on ookeani osa, aga näeb välja nagu jõgi. Aga Ragnari linn on väga sellise surfi meeleoluga. Et igasugu palmid ja ägedad kujundused igasugu asjadel. Pärast natuke näitame ka. 1, 2, 3, 4. Surf. Surf. Surf is the only way I say to make music with the ocean day by day. I surf all day, play music all night, and I just can't wait till the morning light to go surf. Ooh, wow.
nii, nüüd jõudsime siis Raglaanis sellisest surfiranda ja vaatame, kuidas inimesed surfavad. Alguses mõtlesime, et tuleme ise ka, aga kuidagi väsimus on peal ja ei ole seda jaksu. Vaatame, kuidas teised siis surfavad. Lihtsalt ei viitsi praegu, jah. Kuigi surfimine on väga äge, aga see on paras ettevõtmine, et pead selle kalipso endale selga tõmbama. Aga see on raske. Ei, see on, aga sa pead jah nagu... Me ei olnud arvestanud sellega, me tuleme surfama. Me jätsime selle võimaluse endale avaduks, kui me nagu tahame. Aga hommikul juba rääkides me olime mingi, no vaatame, et võtame ujukad kaasa, aga vaatame. Ja noh, me vaatame, siis ei see, et me ei viitsi. Unustasin ja ma mainisin, et Raglan on maailma kuulus surfilinn. No, siin on väga palju inimesi vees, nagu näha, mingid mustad täpid paistavad. Et no parkla oli ka ikka surfareid täis. Ma arvan, et me oleme päris noobid nende inimeste kõrval, aga ega see ei ole nagu see põhjus, miks me ei tulnud, aga väga põnev on ikkagi vaadata. Uus lokatsioon. Lähme vaatame ühte ilusat koska. Selline koss, juga. Täna ka ilma vihmata tänane päev oli muidu väga ilus. Õnneks me oleme kodu poole teel, aga korralikult ikka lahistab vihma alla. Väga tore, meie viimased Uus-Meremaal oldud nädalad saavad olema siis väga vihmased. Vähemalt hetkes ilmateate järgi, nii et tore. Oli tore 3 ööd Raglani kandis, farmis. Ja nüüd me liigume suurlinna ehk siis Uus-Meremaa kõige suuremast linna Aucklandi. See ei ole pealinn. Me sõidame sealt läbi, sellepärast et me ei ole näinud põhjaosa sellest riigist, nagu põhjaosa. Ja siis me peame Aucklandist läbi sõitma, kuna see põhi läheb hästi peenikeseks ja siis me vaatame sinna. Me ei tea, kus me ööbime. Järgmised päevad tänaseks on meil Aucklandis ööbimine olemas. Aga järgmised päevad ei tea, me üritasime leida endale võimalikult soodsat, aga see missioon vist ei tulnud välja või võimalikult odavalt või üldse tasuta, aga see missioon vist ei kukkunud läbi, aga vähemalt me proovisime, see on alati kõige olulisem. Jah. Ma arvutasime Annasega, et nagu nii nõme, et vihma saab viimased 10 päeva, kui me oleme Uus-Meremaal põhimõtteliselt iga päev sajab vihma. Ma loodan, et siin tuleb selliseid kohti, kus võib-olla nagu ilmatead ütleb, et sajab, aga tegelikult ei saja või miks siis ma loodan, et see hetke tuleb ka. Aga me jõudsime järeldusele, mille pärast sajab vihma nii palju hetkel, kui on meie viimased 10 päeva, sellepärast, et Uus-Meremaa nutab, et me ära lähme. Me ei taha ninadest inimest ilma jääda. Me oleme nii naidakad. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car, I got a plan.
this out of here. I've been working at a convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs. Finally see what it means to be living. You got a fast car.